Stalinki Kadriko. Kadriko. Tuleli saada Stalinki Kadriko. Kadriko. Tule anne avausse Kadriko. Kadriko. Tule anne avausse Kadriko. Kadriko. Tere päevast, lapsed ja külalised! Добрый день, дорогие дети и уважаемые гости! Kätte on jõudnud lasteaialaste laulupidu Kadripäeva laululapsed 2021. Нашу праздничную встречу начинаем с веселой песни «Tere päevast, tere!». Me alustame lauluga Tere! Näitame oma sõpradele, et me oleme parimad lauljad ja tantsijad. Kas sa tead, et täna on meie peo esimene suur juubel? Конечно, знаю. Нашему празднику исполняется ровно 10 лет. Впервые мы встретились в 2012 году. Ja juba on sellest esimesest üritusest möödas 10 aastat ja kohtume igal aastal uuesti ja uuesti. И сегодня, в этот праздничный день, мы говорим большое спасибо всем, кто был рядом с нами все эти годы. Me oleme väga tänulikud Tallinna Järveotsa lasteaia direktorile Merit Savatskile toetuse eest ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppejuhatajale Natalia Kislajale, kes oli meie projektijuht mitme aasta jooksul. Мы очень признательны директору детского сада Järveotsa Merit Savatski и завучу Таллинского и Исмяевского русского лицея Натальи Кислой за создание такого нужного проекта, за поддержку и активное участие в организации наших мероприятий. Meid tervitab Tallinna Järveotsa lasteaia direktor Merit Savatski. Kallid külalised, kolleegid ja lapsed. Kadripäev on üks väga tore ja vahva rahvatraditsioon. Seda päeva tähistatakse igal aastal 25. novembril. Üheks Kadripäeva traditsiooniliseks tegevuseks on laulude laulmine. Nii oleme ka meie, Tallinna Järveotsa lasteaed, otsustanud tähistada seda päeva laulmisega. Selleks puhuks on meie lasteaia muusikaõpetaja Olga Tsarjova pannud kokku ühe toreda ürituse, Kadripäeva laululapsed, millel täitub sel aastal juba 10. kord. Seega võib seda üritust nimetada pikaks traditsiooniks. Iga aasta on meiega liitunud aina rohkem teisi sõpruslasteaedu, kellega koos laulda, tantsida ning trallida. Kõike seda oleme ka saanud läbi viia tänu oma headele koostööpartneritele Kaidi Liivele Haabersti Vabaaja keskusest ja Eduard Toomanile Vene Kultuurikeskusest. Kui 2 viimast aastat on pidanud üritus toimuma virtuaalselt, siis loodame järgnevatel aastatel taas kokku saada. Mul on suur hea meel tänada meie lapsi, ilma kelleta see üritus ei saaks toimuda, juhendajaid, koostööpartnereid ja selle vahva ürituse korraldajad Olga Tsarjova. Suur tänu teile! Oma tervitussõnad saatsid meile Vene Kultuurikeskuse direktor Eduard Tooman. Sellel aastal toimub 10. Tallinna lasteaia laste rahvalaulupidu. 10. See tähendab, et see on juubel. Mul on hea meel, et Vene Kultuurikeskuses on suurepärane koostöö korraldajatega
ja see on Õismäe lasteaed Järveotsa. Viimastel aastatel lapsed esinesid sellel festivalil meie Vene Kultuurikeskuse laval ja see on väga uhke. Nad valmistavad ennast ja tulevad siis suurele professionaalsele lavale ja näitavad kõigile, mida nad oskavad. Ja kes teab, võib-olla keegi varsti ka jõuab tippu. Me kõik unistame sellest. Ja ma väga loodan, et see tore traditsioon ikkagi jätkub ja me veel palju aastaid näeme ilusaid ja toredaid tulemusi. Ma tervitan teid ja soovin teile edu ja loodan, et juba järgmisel aastal me kõik kohtume uuesti Vene Kultuurikeskuse laval. Edu teile! Me oleme väga tänulikud Kaidi Liivele ja Eduard Tomanile selle eest, et meil on olnud võimalus Kadripäeva pidusi läbi viia nii Haabersti Vabaajakeskuses kui Vene Kultuurikeskuses. Мы начинаем наш праздник. Год 2012. Pereema, mis sa arvad, miks me tähistame Kadripäeva? Кадриpäev, как и любой праздник эстонского народного календаря, это история, культура эстонского народа, которую должен знать и уважать каждый. Народный праздник – это время радости, когда люди чувствуют себя как одна большая семья и желают друг другу счастья. Jaa, me oleme eestlased ja elame Eestimaal. Iga inimene peab teadma oma kodumaa ajalugu ja rahvakombeid. Sellepärast me kogunemegi, et tähistada Kadripäeva. Esineb Tallinna lasteaed Vikerkaar, meie tänase peo esimene esineja. Lapsed esitavad Tori lahkamängu Hiir hüppas. Juhendaja on muusikaõpetaja Tiina Uusmaa. Выступает детский сад Викеркар. Pereema, kas sa käisid Katri jooksmas? Конечно. В детстве я всегда каледовала. Было очень весело. Aga missuguseid laule sa laulsid? Мы пели эстонские народные песни. Tere õhtust, perenaine. Kui tubli sa oled? Rahvalaulud on alati huvitava sõnavaraga ja praegu me kuulamegi ühte neist. Esinevad Tallinna Tähekese lasteaialapsed. Muide, Tähekese lasteaed osales ka meie esimesel Kadripäeva peol. Eesti rahvatants Kaera Jaan, juhendaja muusikaõpetaja Larissa Leiman.
No kellega sa käisid Katri jooksmas? Со своими подружками. Но раньше в этот день ходили все. И дети, и мужчины, и женщины. На Катеринин день мы ходили по домам, пели колядки, загадывали загадки. И нас угощали вкусными сладостями. Jaa, varem liikusid kadrisandid ringi terve perena. Seal olid erinevad tegelased. Kõige tähtsam oli Kadri ema. Tänapäeval käivad jooksmas nii tüdrukud kui poisid. Nüüd vaatame, kuidas seda teevad Tallinna lasteaia pääsusim lapsed. Ka nemad osalesid meie esimesel Kadripäeva peol. Выступает детский сад Пясусиль. Lapsed esitavad Helme Mikussaare laulu Väike Kadrisand. Juhendaja on muusikaõpetaja Helina Takker. Kadriema, а ты сама ходила колядовать? Muidugi, kui ma olin väike, siis ma käisin ise Katri jooksmas. Mulle väga meeldib laulda ja tantsida. Kas sa tahad ka tantsida? Ma olen nõus ette näitama. С удовольствием потанцую. Hakkame tantsima. Aasta 2013. Pereema, kas sa tead, mis vahe on Kadripäeval ja Mardipäeval? На Мартов день надевают темную одежду, так как на улице в начале ноября стоит пасмурная погода. Ja mardid on mustad, sest nad käivad siis, kui ilmad on veel sombused. Aga nad ise on väga lõbusad ja lärmakad. А на Катеринин день ряженые ходят в светлых одеждах, потому что праздник Кадрипяев отмечают поздней осенью, когда выпадает первый снег. Kadrisandid on läbi aegade kandnud valgeid ja ilusaid rõivaid, sest siis oodati lumetulekut. Vahest oli sel ajal juba lumi maas. И сегодня и мы, и наши дети тоже нарядились. Посмотрите, какие мы красивые. Meie lapsed on tõeliselt kadrisandid. Näeme seda ka meie järgmiste esinejate pealt. Tallinna Rukkilille lasteaed esitab laulu Koduvärvid. Juhendaja on muusikaõpetaja Marianna Kirillova. Выступает детский сад Рукилиль, песня «Koduvärvid». Tere päevast kõigile! Teid tervitab Tallinna Rukkilille lasteaia Rahu Tiltsuk
lapsed peame esinema lauluga Koduvärvid. Kadriema, а чем похожи Катеринин день и Мартов день? kõige tähtsam on see, et mõlemal päeval soovivad sandid perele ja lastele igasugust õnne, nagu näiteks lambaõnne, rahaõnne, mänguasja õnne. Peale selle nad tantsivad ja laulavad, mida ka meie teeme täna. Kadriema, у тебя такая красивая шляпа. А какими цветами ты ее украсила? Ma kaunistasin oma kübara valgete lilledega, mille nimi on karikakar. Tavaliselt kadrid seovad pähe rätiku, aga mulle meeldib rohkem kübar. Kas sa tead, kes mulle need lillekesed kinkis? Детский сад Карикакар, то есть Ромашка. Ongi nii. Karikakra lasteaia lapsed palusid mul kaunistada oma kübar just nende lilledega. Ja veel tegid nad kingituse meie jaoks. Подарки любят все. Поступай в детский сад Карикакар. Praegu me vaatame Tallinna lasteaia karikakari esinemist. Lapsed on kõik omavahel väga sõbralikud. Nad oskavad mängida toredaid mänge. Rahvamäng Ma istun õues. Juhendaja on muusikaõpetaja Varje Soon. Kadriema, а что тебе больше нравится? Петь или танцевать? Mulle meeldib tantsida,
aga kõige rohkem meeldib mulle hoopis mõistatusi esitada. Vanasti räägiti nii. Kui Mardid armastavad tantsida, siis Kadrid seevastu esitavad pererahvale mõistatusi. А я люблю отгадывать загадки. Kui on nii, siis mõista, mis see on. Vaevat päike sulatab lume. Juba ta mullast välja tuleb, istub metsal põõsaste seas, sinine õiekübar peas. Это цветок. Синий лилий. Перелеска. Самый первый весенний цветочек. Sul on õigus. Sinilill on esimene kevadlill ja ka meie külaliste hulgas on lasteaed Sinilill, kes 2014. aastal osales meie peol esimest korda. Приглашаем в детский сад «Синий лилий». Наши маленькие артисты станцуют эстонский танец «Суль ja mul». Esineb Tallinna lasteaed Sinilill. Juhendaja on muusikaõpetaja Svetlana Fatjukina. Год 2015. On käes aasta 2015. Peremaa, ma tahan teha väikese kingituse. Я очень люблю подарки. Vaata, kui ilus mask on. А для чего нужна эта маска? Selleks, et oma nägu varjata nii, et sõbrad ära ei tunneks. Kas see mask meeldib sulle? Да, очень нравится. Nüüd võta pärlid ja pane need endale kaela. Kui ilus sa oled. Nüüd ma esitan sulle mõistatuse. Kui lahendad mõistatuse ära, siis annan sulle veel ühe kingituse. Miks on inimesel 2 kõrva ja 1 suu? Почему у человека 2 уха и 1 рот? Потому, что человек должен больше слушать и меньше говорить. Sa oled tubli. Täpselt nii, et inimene peab rohkem kuulama ja vähem rääkima. Ja nüüd esinevad Lindakivi lasteaia lapsed. Aastal 2015 osalesid nad meie peol esimest korda. Täna esitavad nad lastetantsu Popuriini. Juhendaja on muusikaõpetaja Tatjana Timofjeva. Выступает детский сад Линдакиви. Los
juba 2016. aastal. Kas sa mäletad, mis sündmusele oli pühendatud meie pidu? В 2016 году наш праздник был посвящен морю и прошел под девизом «Лицом к морю». Ja sel aastal oli pühendatud meie pidu merekultuuri aastale ning kandis nime Näoga mere poole. Мы побывали на тюленьем пляже, посетили морской музей Кясну, познакомились с жителями острова Кирхну. Meil oli vahva reis mööda Läänemööd. Uhke muusikalise laevaga. Reisi käigus me külastasime Hülgeranda, Käsmu kaptenite küla ja Kihnu saar, kus kõik koos laulsime, tantsisime ja mängisime. Кадрема, а может быть и мы поиграем, потанцуем? Ma olen nõus, aga esitan sulle veel teise mõistatuse. Mõista, kes see on. Ema astub müta-müta, isa astub müta-müta, olgu poeg või olgu tütar, ikka astub müta-müta. Я знаю, это медведь. Jaa, see on karu. Kui Kadrikaru tuleb peole, siis ta näitab, kuidas pereema kodus toimetab, kuidas pereisa hommikul tööle läheb ning kuidas lapsed pärast vaheaega kooli poole sammuvad. Ja nüüd tantsime koos lastega. Кадрема, а что это за куколка? See on minu Kadri-titt. Oh, sa väiksekene Kadri-titekene. Ой, такую куколку, наверное, может каждый сделать. Muidugi Kadri-titt on tavaliselt õlgedest, kaltsudest, villa või lõngavihust. Iga laps võib meisterdada endale Kadri-titte. Ta tuleb mähkida teki või lina sisse nii nagu päris vastsündinu. Ой, а для чего нужна такая куколка на Кадрин день? Vanasti räägiti nii, kui Kadri-titt tuppa pissib, toob see pererahvale veel rohkem õnne. Куколка Кадрити желает нам счастья и хорошего настроения. Какое замечательное пожелание. Чтобы у всех все было хорошо, мы должны поблагодарить Кадрити и выполнить ее желание. Kadri-titt tahab vaadata Tallinna meelespea lasteaia esinemist. Meie sõbrad on osalenud sellel peol juba 10 aastat. Igal aastal rõõmustavad nad meid vahva esinemisega. Ja täna laulavad lapsed Eesti rahvalaulu Teele, teele kurekesed. Juhendaja on muusikaõpetaja Aire Sibul. Выступает детский сад Мелеспия. Руководитель, учитель музыки Аire Sibul. Ikka
meil on siin tore olla. Kadri Tiit tänab lapsi ja kutsub meid edasi minema. Juba on käes 2017. aasta. See oli vahva mõistatuste pidu. Загадки любят все, и взрослые, и дети. Ma usun, et laste üks lemmikharrastusi on ka mõistatamine. Mõistatame õige koos. Mitu sõrme on sinu vasakul käel? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aga mitu sõrme on paremal käel? Paremal käel on ka 5 sõrmed. 1, 2, 3, 4, 5. Aga mitu sõrme on kahel käel kokku? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nüüd vaatame, kuidas meie lapsed oskavad loendada. Numbrilaul. Kui tore mäng. Mulle väga meeldis, aga liigume edasi. Приглашаем детский сад Tammetõru. Esinevad Tallinna Tammetõru lasteaialapsed. 2017. aastal osalesid nad meie peol esimest korda. Rahvalaul Lastemarss. Juhendaja muusikaõpetaja Galina Karamõšova. Ja eesti keele õpetaja Olga Kasaluga. Lauluga,
1990 год. Для нас это был особенный год. Эстонской республике исполнилось 100 лет. Поэтому наш праздничный концерт мы посвятили этой знаменательной дате. ja 2018. aasta oli meie jaoks väga tähtis. Meie pidu oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning panime talle nimeks 100 minutit Eesti rahvalaulu. Selle peo läbiv teema oli Kalevipoja radadel. Мы совершили интересное музыкальное путешествие по Эстонии. Посетили места, которые были связаны с Kalevipoegом, с именем его отца Kaleva, первым правителем эстонского государства. Ja see oli vahva pidu. Lastele tutvustati Eestimaa loodust ja nad said teada palju huvitavat Kalevipoja ja muistandite kohta. Virtuaalse reisi ajal näidati Juhina poolsaart, Valaste juga, Alulinna, Tohila oruparki, Kurtnat, Jõhvi, Alatskivi, Peipsi järve, Saadjärve, Jõgevat ja Kassinurmet. Наш концерт длился ровно 100 минут. За это время где мы только не побывали. Каждый детский сад порадовал гостей праздника своим ярким, красочным выступлением. И сегодня мы снова вместе, как это было 10 лет тому назад, когда мы впервые встретились друг с другом. Esinevad Tallinna Nurmenukku lasteaia lapsed. 2012. aastal osalesid nad meie peol esimest korda. Täna esitavad nad Eesti rahvalaulu, Kadri laul. Juhendaja, muusikaõpetaja Kari Luik. kes laulavad ikka veel hea meelega. В Эстонии все любят петь. Поют, даже если не умеют. Потому что у нас очень бережно относятся к праздникам песни. Laulupeod on väga vana traditsioon. 2019. aastal tähistas kogu Eestimaa suure pidulikkusega 150 aasta möödumist esimesest laulupeost. Праздник песни – это большое событие, как для детей, так и для взрослых. В 2019 году мы все вместе отметили день рождения первого праздника песни и посвятили наш концерт
этому замечательному событию. sul on õigus. 2019. aastal oli meie pidu Kadripäeva laululapsed pühendatud laulupeo 150. sünnipäevale ning sai nimeks Elagu Eesti Laul. Meil oli väga põnev muusikaline teekond Eesti laulude maailma. Открою секрет. В дни праздника мне всегда хочется присоединиться к артистам и петь вместе с ними. Kui sa tahad laulda, siis laula ja tantsi koos lastega. Esinevad meie uued sõbrad, Tallinna lasteaia Kirsike lapsed. Nad esitavad rahvatantsu. Juhendaja, muusikaõpetaja Ludmilla Viigand. Aeg läheb nii kiiresti, käes on juba 2020. aasta. Год 2020 был очень интересным. Sel aastal me rääkisime muinasjuttudest ja meie pidu sai ka nimeks lauluga mööda muinasjutumaailma. Мне очень понравилось наше путешествие, особенно тропа Маленькая Вайрата в Эльба, где мы увидели героев эстонских сказок. Ja see oli tore teekond muinasjutumaailma. Me tutvustasime lastele muinasjuturaamatuid ja nende kangelasi. Kadriema, а для чего нужны книги? Milleks on vaja raamatuid? Me kõik teame, et raamatute lugemine on väga kasulik. Raamatud annavad meile palju teadmisi. Näiteks, kui me tahame teada, kust Kadripäev oma nime saanud on, siis võime lugeda Aiseni raamatut sellest. Enne muist elanud abielupaar Mart ja Kadri. Nad olnud väga helded, aidanud igaüht. Kuuldes, et ühes külas on palju haigeid, läinud Mart ja Kadri kohe sinna nende eest hoolt kandma. Hiljem käinud Mart ja Kadri igal sügisel vaestele ande korjamas. Mart enne, Kadri paar nädalat hiljem. Osa inimesi hakanud Mart ja Kadrit niisuguse korjamise pärast kitkama, ei seda ka kiitnud nüüd selle pärast. Sellest ajast on möödunud pikka aega, aga tänapäeval mõned head inimesed jätkavad nende tegevust, aitavad vaeseid edasi. Nad on rõõmsad pealegi. А что же делать тому, кто не умеет читать, но очень хочет научиться? Kui sa tahad raamatut lugeda, siis on vaja tähti õppida. Tähti ei ole palju ja nende õppimine ei võta palju aega. Vaata, kella ma kaasa võtsin. О, это же знаменитый гусь. Он очень уважаемый участник праздника Kadripäev. И я знаю почему. Он приходит, чтобы проверить, умеют ли дети читать,
Знают ли они буквы? ja see on Kadri Hani. Talle meeldib väga lugeda. Kadripäeval kontrollib ta laste lugemisoskust. Наши дети любят читать. Они с большим интересом знакомятся с буквами. И сейчас мы в этом убедимся. Давай посмотрим видео, которое подготовили учителя специально для нашего праздника. kui tublid lapsed on, väga tore tegevus nende jaoks. Väga meeldib vaadata, et lapsed armastavad ja austavad oma kodumaad ning hoiavad oma emakeelt ja kultuuri. Наши дети с удовольствием читают и рассказывают сказки. А сегодня они нас приглашают в деревню Сиди, где живут их друзья, забавные животные. Esinevad Tallinna Järveotsa lasteaia lapsed. Praegu me võime laulda kõik koos. Laul Mina läksin Siidile, muusika ja tekst Võromaalt. Spetsiaalselt meie lasteaia jaoks on teinud võro keeles tõlke Võru Instituut. Juhendaja on muusikaõpetaja Olga Karjuva. Mina
möödus kiiresti. Oleme tänulikud kõigile, kes meid alati abistavad ja toetavad. Дорогие коллеги, огромное спасибо вам за прекрасные выступления ваших детей. Примите от нас самые теплые слова признания за поддержку и участие в таком замечательном событии. Head kolleegid, me täname teid väga toreda koostöö eest. Tallinna lasteaed Pääsusilm, juhendaja, muusikaõpetaja Helina Takker. Tallinna Rukkilille lasteaed, juhendaja, muusikaõpetaja Mariana Kirillova. Tallinna Meelespea lasteaed, juhendaja, muusikaõpetaja Aure Sibul. Tallinna lasteaed Vikerkaar, juhendaja, muusikaõpetaja Tiina Uusmaa. Tallinna Lindakivi lasteaed, juhendaja on eesti keele õpetaja Tatjana Timofeeva. Tallinna Tammetõru lasteaed, juhendajad, muusikaõpetaja Galina Karamusheva ja eesti keele õpetaja Olga Vasalõga. Tallinna lasteaed Kirsike, juhendaja muusikaõpetaja Ludmilla Viljand. Tallinna Tähekesse lasteaed, juhendaja, muusikaõpetaja Larissa Leiman. Tallinna lasteaed Karikakkar, juhendaja on muusikaõpetaja Varje Soon. Tallinna lasteaed Sinirill, juhendajad, muusikaõpetaja Svetlana Antjuhina ja õpetaja Julia Lipadat. Tallinna Nurmenuku lasteaed, juhendaja on muusikaõpetaja Karin Või. Tallinna Järveotsa lasteaed, peajuhid, õpetaja Brigitta Ranna-Rüttel. Liikumisõpetaja Veronika Orlova ja Katipäeva laululapsed 2021 peokorraldaja, muusikaõpetaja Olga Sarjova. Head lapsed, lugupeetud juhendajad, Kadripäevaga algab jõuludeks valmistumine. Soovime teile toredat advendiaega ja kauneid saabuvaid jõule. Suured tänud teile väga meeldiva koostöö eest. Meil on hea meel, et saime koos olla. Meie viimane laul. Mina olin täna tõesti väga tubli laps. Kadrikko, Kadrikko, Tule Anne avahusse Kadrikko. Kadrikko, Tule Anne avahusse Kadrikko. Kadrikko.